Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 321 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 321 toimub 25. oktoobril ja esimene fight, millest täna räägime, on Aleksandr Rakic versus Azamat Murzakanov. Rakic tuleb 3 kaotuse pealt, kaotas ta Jan Blachowicile, Jirile ja endisele tšempionile Ankalajevile. Viimane võit on mehel 4 aastat tagasi, ehk siis 2021 aastal ja tema vastane Murzakanov on 15-0, pole kordagi kaotanud oma profikarjääris, UFC-s 5 võitu ja tema jaoks mina arvan, et see on esimene suur test Rakici näol. Mõlemale mehele meeldib püsti paugutada, peaks tulema väga põnev fight vaatajatele ja mina ütlen, et Azamat Murzakanov saab suure võidu ja võtab ära selle otsusega. Umar Nurmagomedov versus Mario Bautista. Umar tuleb tagasi peale Merabi kaotust. Bautista selle vastu 8 võitu järjest. Viimati võitis Jose Aldot ja endiste Bellatori tšempionid Patchy Mixi. Mõlemad mehed on sellised grinderid, meeldib maadelda, meeldib straikida. Peaks tulema väga-väga kõrge tempoline fight. Kas Umar on suutnud teha väiksed muutused peale kaotust? Kas Bautista vastupidavus on parem, kui Umaril suudab ära võtta? Mina siiski arvan, et Umar Nurmagomedov võidab selle fighti otsusega. Ja peamatšis suur heavyweighti lahing Tom Aspinall versus Cyril Gane siis heavyweighti tiitli peale. Aspinall võitis interim tiitli Pavlovitši vastu, siis pidi kaitsma oma interim tiitlit Curtis Blazei vastu, mis oli juba väga veider olukord, et üldse siuke lahing tehti. Pikalt oli juttu, et kas ta fightib John Jonesiga, pakuti Jonesile meeletu raha fighti eest, siis Jones ütleb, ta fightib, siis ta ütles, ta ei fighti ja Aspinall terve aeg ootas varumeeste pingil oma võimalust kohati, aga lõpuks John Jones siiski pani karjääri maha ja Aspinall on siis ametlikult heavyweighti champion. Tema vastane Cyril Gane kaotas John Jonesi vastu tiitli, peale seda 2 võitu järjest Sergei Spivak ja Volkov. Cyril Gane'il on varasemalt probleeme maadlejatega, ei ole ta suutnud neid ära hoida endast eemal, kuigi püstivõitus on tal väga hea liikumine, aga John Jones võttis ta väga kiiresti maha ja käis ära. Aspinall ka muidu pigem on siuke püsti paugutaja, aga olemas väga hea maadlusoskus, nii et mina ütlen, Tom Aspinall jääb tšempioniks ja võidab lõpetusega. Ja siin see on, need on minu UFC 321 ennustused, ehk siis ütlen, Azamat Murzakanov võidab otsusega, Umar Nurmagomedov võidab otsusega, Tom Aspinall jääb tšempioniks ja võidab lõpetusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Aitäh kõigile vaatamast, jätke kommentaaris, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.